Head kolleegid, tundub, et me oleme oma elektroonilise hääletussüsteemiga jätkuvalt testimise faasis ja seetõttu anname mõne minuti aega nendele, kes on saabunud ja kellel sisse logimine hetkeks veel ei ole õnnestunud. Nii et logige ennast rahulikult sisse ja veel see märkus, et kui kellelgi midagi on hääletussüsteemiga, arvutiga, ruttu kohe käsi püsti ja tuleb tehniline abi, kes vaatab, mis siis lahti on. Nii et väike tehniline paus veel ja Otil on juba käsi püsti. Selge. Vaata, kas mina olen sees? Kah ei ole. Kliki korra selle teksti. Kliki teksti. Samale punktile näiteks. Võta see punkt lahti. Nii. Nüüd oled sa sees. Palun veel korra hetkeks tähelepanu ikka selle sisselogimise osas. Hallo. Kui keegi näeb, head kolleegid, kuulake korraks, kui keegi näeb, et ta on küll arvutit käppinud ja sisse loginud, aga oma nime registreerimislehel ei näe, siis palutakse, et koputage päevakorrapunkti peale vähemalt, siis arvuti ärkab üles ja saab teist täielikult aru. Head kolleegid, avan Tartu linnavolikogu 27. istungi. Kohal on meie arvuti registraatori andmetel 18 linnavolikogu liiget, kuigi silma järgi tundub meid rohkem olevat, aga ärge katkestage ponnistusi ennast kirja saada. Meil on oma puudumisest teatanud ja palunud vabandada head kolleegid Verni Loodma, Kalle Pilt, Nikolai Männik, Ants Laaneots, Laura Tanilas, Indrek Hirv, Gea Kangileski ja Heljo Pikhoff ja oma hilinemist on palunud vabandada Jüri Kõre ja Toomas Jürgenstein. Kutsutud külalistena osalevad meil linnavolikogu istungil linnapea Urmas Klaas, abilinnapead Reno Laidre, Mihkel Lees, Madis Lepajõe, Monika Rand, Raimond Tamm ja Jüri Mölder. Meile kõigile on välja jagatud päevakorra projekt. Kas kellelgi on selles osas märkusi, ettepanekuid või küsimusi? Küsimusi ei ole, palun kinnitame. Ja palun siis jälle harjutusülesanne tänane number 1 päevakorra kinnitamine. Palun. Tähendab, minul millegipärast näitab, et on päevakorrapunkt vaatame. Üks sekund. Ja juba ta tuleb, üleni valges. Palun, eita. Ja. Nii. Teine katse, alustame hääletust päevakorra kinnitamiseks. Kui kellelgi on probleemi ja ei saa hääletada, siis palun kõrgele käsi püsti, selle peale tuleb kohe tehniline abi.
selle päevakorda. Jah, aitäh. Rahu. Täna on lühike päevakord. Saabki aja täis nagu. Nii suur rõõm näha ekraanil oma nime. Aga äkki ongi hea, et ei ole. Jah. Mitu poolt on nüüd? 25. Nii. Head kolleegid, kui nüüd kellelgi ikkagi ei õnnestunud hääletada, praegu on 25 on masinas, jah, on 25 poolt häält, palun tõsta käed nendel, kellel ei õnnestunud arvuti teel hääletada, loeme need juurde. 1, 2, 3, 4, 5. Seega on 35 poolt, vastu hääli ei ole. Selle hääletuse loeme lõppenuks ja asume täitma oma päevakorda. Ja meie päevakorra esimeseks punktiks on Tartu linna 2019. aasta teise lisaeelarve teine lugemine. Ja ettekandeks palun kõnetooli abilinnapea Raimond Tamme. Palun. Aga nüüd palun vaikust. Tere päevast, lugupeetud volikogu liikmed. Tõesti, eelmisel volikogu istungil siis volikogu esimest korda teist lisaeelarvet arutas ja muudatusettepanekute esitamise tähtajaks sai määratud 23. september kell 12.00. Volikogu poolt seekord muudatusettepanekuid ei laekunud, küll aga tegi ettepanekud linnavalitsus ise ja nimelt siis 2 ettepanekut. Esimene ettepanek on vähendada eelarves siis ülikoolidest väljakasvava ettevõtluse toetamiseks kavandatud niinimetatud spin-off fondi sissemakset 40 000 euro võrra. Et sellist kohalikku spin-off fondi ei ole meil plaanis hetkeseisuga luua, kuna analoogse fondi moodustamine on päevakorral riigi tasandil, ehk meil selles osas ei ole mõtet riigiga konkureerida. Ja teine ettepanek on suunata 40 000 eurot tegevustoetusena mittetulundusühingule Startup Day, ja tegevustoetus nähakse ette siis tegevuskulude katmiseks, samuti aasta alguses tööd alustanud kogukonnajuhi töötasudega seonduvalt ja nii ongi. Need 2 ettepanekut on linnavalitsus teinud. Ja linnavalitsus teeb siis ettepaneku teine lisaeelarve koos esitatud muudatusettepanekutega ka kinnitada. Aitäh. Nii, palun, kas on ettekandjale küsimusi? Ettekanne oli niivõrd ammendav, et küsimusi ei ole. Aitäh. Ja palun kaasettekandeks kõnetooli rahanduskomisjoni esimehe Toomas Kapi. Palun, kolleeg Kapp. Austatud esimees, head kolleegid, rahanduskomisjon arutas ja otsustas toetada nii esitatud ettepanekut kui ka tervet teist lisaeelarvet. Aitäh! Palun, kas kaasettekandjale tekkis küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh kaasettekandjale. Sõnavõtusoove ei ole. Kas keegi tunneb vajadust öelda repliiki? Repliigi soovi ei ole. Ühtlasi on selles paketis meile välja jagatud linnavalitsuse parandusettepanek. Juhtivkomisjon seda toetab. Kas keegi nõuab hääletust või võime aktsepteerida selle? Keegi ei nõua hääletamist. Sellega oleme parandusettepaneku aktsepteerinud ja panen hääletusele eelnõu tervikuna.
Head kolleegid, hääletus on lõppenud. Kas kellelgi oli tehnilisi tõrkeid? Üks. Ja kui oli tehnilisi tõrkeid, siis nüüd ma palun hääletada nendel, kes ei saanud arvutidel hääletada ja kes on poolt. Palun tõsta käed, kes ei saanud hääletada arvuti kaudu, kuid on poolt. Nüüd palun hääletada nendel, kes ei saanud arvuti teel hääletada, kuid on vastu. Vastuhääli ei ole. Otsus või häältega 35 poolt ja 0 vastu oleme otsuse heaks kiitnud. Meie päevakorra teine punkt on Tartu linna arengukava aastateks 2018–2025 uue redaktsiooni kinnitamine ja palun ettekandeks kõnetooli abilinnapea Reno Laidre. Aitäh! Tere auväärt linnavolinikud, head külalised, saalis viibijad! Vastavalt arengudokumentide koostamise korrale tuleb siis Tartu linna arengukava igal aastal üle vaadata. Ja arengukava oluliseks osaks on eelarvestrateegia, mille pikkus on siis 4 aastat. Eelarvestrateegia peab olema 4 eelolevaks aastaks ehk iga aasta möödudes seda 1 aasta võrra pikendatakse. Me olime teemaga volikogus 27. juunil ja siis otsustas volikogu heaks kiita ja suunata avalikule väljapanekule siis eelnõu, mis 1. juulil kuni 12. august, kuna see oli suveperiood, siis hästi pikalt, 6 nädalat oli see avalikul väljapanekul. Avaliku väljapaneku käigus laekus meile 11 ettepanekut, mis peamiselt puudutasid siis raadipiirkonna arengut, filmistuudio rajamist raadile, filmifondi toetamist, loomemajanduskeskuse hoonete renoveerimist ja Tulbi tänava rekonstrueerimist. Linnavalitsus on siis laekunud ettepanekutele osas võtnud seisukoha, mis on ära toodud teile eelnõu tabelis ja linnavalitsuse võetud seisukohad olid siis ka avalikul arutelul, mis toimus 16. septembril. Sealsel arutelul jäädi tegelikult nõusse linnavalitsuse seisukohtadega ja täiendavalt toodi sisse siis soov raadipiirkonnas tegeleda ruumilise lahenduse paremaks kaalumiseks siis ideekonkursiga ja see konkurss on ka täna tegelikult võin juba ruttavalt öelda uue aasta eelarve eelnõus vähemalt rahataotlusena kirjas. Eelarvestrateegias täiendavalt muudatusettepanekuid sisse viidud ei ole ja see on siis esitatud tänasele volikogu istungile täpselt sellisel kujul, nagu ta 27. juuni volikogul juba heaks kiideti. Et minu poolt lühidalt kõik. Aitäh! Aitäh, palun, kas on ettekandjale küsimusi? Jällegi ettekanne oli ammendav, küsimusi ei ole. Ja palun kaasettekandeks kõnetooli arenguplaneerimiskomisjoni esimehe Veljo Ipitsa. Palun, kolleeg Ipitsa. Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid, arenguplaneerimiskomisjonis on antud päevakorrapunkt siis arutamisel 1. oktoobril. Ka meie peatusime põhiliselt raadi teemadel ja meie komisjoni liige Tanel Teine oli seisukohal, et peaks tegema ikkagi alaliselt töötava komisjoni, kes tegeleks raadi planeerimise küsimustega. Linnavalitsus oli seisukohal, et sellist alatist komisjoni siiski vaja ei ole, et raadi teemaga on väga palju tegeldakse veel ja nii nagu me praegusest abilinnapea sõnavõtust kuulsime ka seda järgneval järgneval eelarveperioodil. Ja komisjon otsustas siis 1 erapooletu ja 13 poolthäälega eelnõu toetada. Aitäh! Aitäh, palun, kas kaasettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole, aitäh. Sõnavõtusoove ei ole. Kas on repliigi vajadust? Repliigi soove samuti ei ole, siis ei ole ka nagu lõppsõna vaja. Ja panen otsuse hääletusele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt või vastu, väljendage oma tahet läbi arvuti hääletussüsteemi.
Nüüd palun hääletada nendel, keda tehnika alt vedas või kes ei leidnud koostööd ja on otsuse poolt. Õnneks Eveta on üks, Merle Jääger on poolt. Palun hääletada nendel, kes ei saanud kontakti oma arvutus hääletajaga ja on vastu. Selliseid ei ole. Järelikult on meil 36 poolthäält, vastuhääl ei ole ja sellega oleme otsuse heaks kiitnud. Meie päevakorra 3. punkt on loa andmine tänavavalgustuse rekonstrueerimise projektis osalemiseks ja ettekandeks on kõnetooli saabumas abilinnapea Raimond Tamm. Palun. Jah, head volikogu liikmed, linnavalitsus on püüdnud võimalikult maksimaalselt ära kasutada kõik võimalused, mis meile annavad välise rahastuse meie tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks ja see käesolev projekt puudutab ka just nimelt seda sama lähenemist. Kokku on meil Tartus tänasel hetkel circa 14 000 tänavavalgustit, nendest on LED-valgustit 4000, et see proportsioon on üsna väike veel tänasel päeval. Ja mitmetes linnaosades, nimetamata siin kõiki neid, aga tõesti circa pooltes linnaosades on tänavavalgustuse taristu meil ikkagi põhjalikult amortiseerunud, on avariiohtlik, järjest remonditööd sagenevad ja tuleb selgelt rekonstrueerimise plaaniga edasi minna. Ja loomulikult lisaks sellele, et taastub töökindlus tänavavalgustuse puhul, on teine oluline pool ka see energiasääst, mis kogu sellest ettevõtmisest tuleb. Ehk see energiasääst sõltuvalt valgusti võimsusest võib olla kuni 70%, mis on tõesti arvestatav suurus. Ja kavandatava projekti raames renoveeritakse siis tänavavalgustuse taristu, seal nii kaablid, mastid, valgustid, osaliselt siis Jaamamõisa linnaosas, Annelinna linnaosas, Veeriku ja Fii linnaosades ja kokku on plaanis renoveerida 512 valgustuspunkti. Projekti kogumaksumuseks on kavandatud 1 112 700 eurot ja linna omaosalus oleks siis 333 800 eurot. Ehk see summa valdavalt siis on mõeldud ehitustöödeks, aga projekteerimine on siis summas 40 000 kavandatud. Ja taotlus esitatakse sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus Euroopa Ühtekuuluvusfondi tänavavalgustuse taristu renoveerimise meetme raames. Ja projekt, kui heaks kiidetakse, siis on võimalik teda ellu viia järgmise aasta kevadest kuni siis 2 aasta jooksul. Ehk selline ettepanek volikogule projektis osaleda. Aitäh! Aitäh! Palun küsimusi! Palun! Loski. Tere! Minul oli selline küsimus, et kas on plaanis ka Tähtvee linnaosas Taara puiestee alleel need valgustid välja vahetada. Seal on niimoodi, et seal on sellised kuplilised valgustid ja siis ta on niivõrd sodi täis läinud, et sellele võiks ka nagu mõelda. Aitäh! Ma võtan selle ettepaneku endaga osakonda kaasa, me vaatame üle, mis olukord seal on. Neid on vist väga raske puhastada ka. Ja, okei. Taara puiestee just, jah. Palun, kas on veel küsimusi? Rohkem küsimusi ei ole, suur aitäh ettekandjale ja kaasettekandeks palun kõnetooli majanduskomisjoni esindaja Tiia Teppani. Palun. Lugupeetud volikogu esimees, kallid volinikud, tõesti, me arutasime eelmisel nädalal majanduskomisjonis ka seda punkti, kuulasime Raimond Tamme ettekannet ja vastati meie küsimustele ja komisjon üheselt toetas seda punkti, et osaleda rahastamise taotluses. Ainuke võib-olla lisamärkus oli see, et kui linn on ikkagi väga pime, et võib-olla siis mingil ajal see nii-öelda rubilnik natuke varem lasta sisse lülitada, et kõige tähtsam on, et inimesed valges saaksid õhtuti ringi käia. Ja üks ettepanek oli ka, et tulevikus sellised rekonstrueerimisplaanid eraldi punktina komisjoni tuua, et siis saame tõesti ka ühiselt komisjonis vaadata, millised tänavad, millised piirkonnad võib-olla oleksid vajalikumad eelkõige valgustust ümber vahetada. Aitäh! Palun, kas kaasettekandjale on küsimusi? Palun, Merle Jääger. Aitäh! Et sellest samast, et millal nad süttivad, et siin on olnud nagu juhuseid, kui siin kesklinnas on peaaegu need tänavavalgustus on huuganud peaaegu päev otsa.
et no väljas on nagu jumala valge, tuled ikka põlevad. Et millest see sõltub? jah, aitäh, ma komisjoni liikmena seda ei oska vastata, aga Raimond Tamm võib-olla vastab sellele. Majanduskomisjonis ei olnud. No tekkinud küsimused lõppsõnas tulevad ette, nii et jah. Kas on veel küsimusi? Rohkem küsimusi ei ole, aitäh kaasettekandjale. Sõnavõtusoove ei ole, kas on repliigisoove? Ja kui repliigisoove ei ole, siis Raimond Tamm ja oma lõppsõnas vastab ära õhku jäänud küsimuse. Palun. Jah, et ma 2 väikest kommentaari, et kõigepealt Tiia ettekandega seonduvalt, et tegelikult linnas mingit pimendamise kava loomulikult ei ole, et Tartu linn on ammu nendest mõtetest loobunud. Mida rohkem me läheme LED-valgustitele üle, seda väiksemat mõju ka tegelikult meie energiatarbele see nii-öelda lisatund põhjustab. Aga selge see, et meil ei ole mingisugust eesmärki hoida linna hämaras ega pimedas, et kui keegi kuskil märkab, et selline asi on, siis võiksite kiiresti märku anda, et kindlasti me kohendame graafikuid. Ja teine kommentaar, jah, et miks vahepeal põlevad päevasel ajal, põhjus on väga lihtne, et seal, kus tegeletakse mingisuguste remonttöödega või rikete likvideerimisega, et seal on vaja aeg-ajalt pingestada lihtsalt kogu seda valgustusvõrku, et see on nagu põhjus. Aitäh! Aitäh! Kas on veel lõppsõnasoove selleks volitatud isikutel, fraktsioonide esindajatel, kaasettekandjal? Reformierakonna fraktsiooni lõppsõna Toomas Kapp. Komisjonis ütles Rein Haag sõna-sõnalt, Tartu linn läheb 15 minuti jooksul põlema. Seda ta mõtles tegelikult, et linnavalgustus. Aitäh! Aitäh humoorika repliigi eest. Sellega on lõppsõnasoovid ammendatud ja tähelepanu, läheme edasi hääletuse juurde. Hääletus on lõppenud. Palun nüüd tõsta käsi nendel, kes ei saanud arvuti kaudu hääletada ja on otsuse poolt. Merle Jääger, aitäh. Nüüd palun tõsta käsi nendel, kes ei saanud arvuti teel hääletada, kuid soovivad hääletada vastu. Neid ei ole. Häältega 35 poolt, 0 vastu oleme otsuse heaks kiitnud. Meie päevakorras 4. punkt on Tartu linnavolikogu 2018. aasta 13. septembri määruse number 36 Tartu linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri muutmiseks ja ettekandeks on taas kõnetoolis abilinnapea Raimond Tamm. Palun. Ja lugupeetud volikogu liikmed, et 1. oktoobril nimelt jõustus meil siis Eesti Vabariigis uus veeseadus ja käesolevas eelnõus siis tehaksegi ettepanek muuta ka meie kohalikku määrust ja viia see seadusega vastavusse. Et uues veeseaduses on lihtsalt senisest enam tähelepanu pööratud asula reovee kogumise, puhastamise ja kohtkäitluse ja äraveo nõuetele ja samuti siis nende täitmise üle kontrolli teostamisele. Ja lisaks on veel mõned väiksemad muudatused, mis on seotud sõnastuste täpsustamisega, aga tõesti, et lõppkokkuvõttes midagi siin väga pikalt arutada ega selgitada ei ole, et teeme volikogule ettepanekuga reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja vastavalt eelnõus esitatud ettepanekutele muuta. Aitäh! Aitäh, palun, kas on küsimusi? Küsimusi ei ole, kõik kiire ja ammendav. Ja palun kaasettekandeks kõnetooli taas majanduskomisjoni esindaja Tiia Teppan, palun. Tere taas, ka see punkt oli majanduskomisjonis päevakorras ja selle punkti puhul tõesti arutelu üldse ei avatudki, kõik olid poolt, sest määruse muutmise peapõhjuseks on uus veeseadus, mis jõustus 1. oktoober 2019 ja ka keelelised korrektuurid on õige koht ära teha. Aitäh! Aitäh! Kas keegi tahab komisjoni esindajalt midagi päevakorrapunkti osas küsida?
kõik on lihtne ja selge, aitäh. Sõnavõtusoove jällegi ei ole, repliigi võimalus on. Repliigisoove ei ole, lõppsõnavajadust ei ole ja panen otsuse hääletusele. Palun hääletada. Hääletus on lõppenud, palun hääletada käsitsi nendel, kes ei saanud elektrooniliselt hääletada ja on poolt. Merle Jääger, aitäh. Piret Uloots ja Merle Jääger 8. Kokku oli poolt hääli 37 ja kes soovis hääletada vastu, aga ei saanud seda teha arvuti teel, palun tõsta käsi, neid ei ole. Häältega 37 poolt, 0 vastu oleme otsuse heaks kiitnud. Meie päevakorra 5. punkt on Annemõisa 4 kinnistule hoonestusõiguse andmine ja ettekandeks palun kõnetooli abilinnapea Mihkel Leesi. Palun, kolleeg Lees. Tervist, lugupeetud esimees, austatud volikogu liikmed, kuivõrd täna ei ole keegi näidanud ühtegi pilti, siis ma kasutaks seda võimalust ja mõned pildid teile siiski näitaks. Ja enne kui me asume nüüd konkreetse eelnõu juurde, mis siis puudutab Annemõisa 4 kinnistule hoonestusõiguse seadmist, et sinna saaks rajada hooldekodu, paar sõna selle kohta, et miks antud eelnõu üldse Tartu linna jaoks väga oluline on. Et alustada võiks sellest, et sotsiaalhoolekande seadus sotsiaalhoolekande seadus paragrahv 20 ütleb seda, et kohaliku omavalitsuse kohustus on siis institutsionaalselt ehk siis väljaspool kodu antavat hooldust toimetada ja siis omavalitsuse inimeste eest hoolitseda. Praegune seis on selline, et kui rääkida pikaajalisest hooldusest Tartus tervikuna, siis meil on Kalda päevakeskus, kus pakutakse koduhooldust circa 400 inimesele, need on siis inimesed, kes veel ei pea olema institutsionaalses hoolduses ehk siis hooldekodus. Meil on vaimse tervise hooldekeskuse koduhooldus, kus on circa 40 inimest ja kus on siis kõige suurema hooldusvajadusega inimesed, dementsed, eakad näiteks. Siis on meil vaimse tervise hooldekeskus ööpäevaringne hooldus, kus on 48 kohta ja samuti on meil siis Tartu hooldekodu, kus on 173 kohta ja praktiliselt kõigis neis erinevates hooldusvormides on hooldekodu või siis kohti puudu. Ja loomulikult järjest seda muret või väljakutset me juba ka lahendame. Ehk siis koduhooldust arendame edasi, lisaks sellele 400 inimesele, kes Kalda päevakeskuses on juba pikemat aega saanud koduhooldusteenust, sellel ja järgneval aastal pakume täiendavat koduhooldusteenust suurusjärgus 200 inimesele. Kõige suurema hooldusvajadusega inimestele pakume siis uut hooldekodu Nõlvaku tänaval, mida hakatakse rajama ja milleks volikogu on juba enda nõusoleku andnud. Ja nüüd siis nii-öelda tavahooldekodu kohtade puudust võiks aidata tunduvalt leevendada siis uus hooldekodu Annemõisa tänaval, kuhu planeeritakse 135 kohta. Ja ettepaneku hooldekodu rajada on teinud mittetulundusühing Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit. Ja nagu öeldud, plaanitakse 135 kohta Annemõisa 2 kinnistut kasutades. Annemõisa 2 on siis praegu juba liidu kasutusel, seal tegutses kõrgem usuteaduslik seminar, aga sellest ruumist jääb väheks ja nii siis soovivad nemad linnalt saada kasutada ka Annemõisa 4 kinnistut hoonestusõigusega 50 aastaks. Ja esimene etapp sellest hooldekodust võiks valmida siis aastaks 2021 ja teine etapp aastaks 2023. Ja see on siis väike pilt ka sellest, et kuidas võiks uus hooldekodu paikneda, et nii vana osa kui ka uus osa.
nii et loodan, et toetate seda algatust, mis võiks meie pikaajalist hooldust tunduvalt tugevdada. Aitäh! Aitäh! Palun, millised on küsimused ettekandjale? Proua Loskit, palun. Et küsimus oli selline, et hooldekodukohad on väga kallid ja mitte keegi pole ju süüdi, et tema omastest keegi haigestub Alzheimeri õppe. See haigus võib alata näiteks 60. eluaastal juba. Inimene võib elada 5 aastat. Et kas te mõtlete, kui palju see maksma läheb tegelikult, et aastas läheb 12 000 ja kokku 60 000, et kas nagu ei saaks ka mingil määral linn natukenegi sellest võtta oma katta sellest 1000, mis praegu see on see hooldekodu. Et kes on põlised tartlased tegelikult ja mitte kes on alles siia kolinud kuskilt. Aitäh küsimuse eest, teil on täiesti õigus, hooldekodukohad on väga kallid ja Tartu linn võtab juba praegu suurusjärgus 600 000 euro eest aastas toetada tartlasi, kes siis ise või kelle lähedased ei ole suutelised hooldekodukohast tasuma, nii et me teeme seda, jah. Aitäh, palun, kas on veel küsimusi? Küsimused on ammendatud, aitäh. Aitäh. Ja palun kaasettekandeks kõnetooli sotsiaalkomisjoni esimehe Vladimir Šokmani, palun. Aitäh, härra esimees, head kolleegid, sotsiaalkomisjon arutas eelmisel neljapäeval seda teemat peale sama põhjalikku ettekannet, kui abilinnapea meile täna siin esitas koos illustratiivse materjaliga. Vastuseid küsimustele aitasid sepistada sotsiaalkomisjonis ka sotsiaalosakonna töötajad ja peale küsimusi vastuseid ja peale arutelu oli sotsiaalkomisjonil ühel meelel esimest korda ka need, kes pilveteel osalesid istungil, kõik olid ühel meelel, et see eelnõu oleks mõistlik meil täna volikogus otsusena vastu võtta. Aitäh! Aitäh, kas kaasettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole, aitäh kaasettekandjale. Sõnavõtusoove ei ole. Kas keegi tahab öelda repliiki? Palun, kolleeg Indrek Särg. Repliigiks vaid nii palju, et see on tervitatav eelnõu ja me kindlasti toetame seda. Tänan. Tore, aitäh. Aitäh toetuse eest. Palun, kas on äkki veel kellelgi midagi head teatada? Kumb teist nüüd ütleb veel? Rohkem repliigisoove ei ole. Vist ei ole ka lõppsõnavajadust, kui repliiki tekitanud uusi motiive. Lõppsõnavajadust ei ole ja panen otsuse hääletusele. Palun hääletada. Hääletus on lõppenud. Palun, kas on neid, kes soovivad hääletada käe tõstmisega poolt? Merle Jääger, Harri Allaes, oli ainult 2, jah? Kas on neid, kes ei saanud elektrooniliselt hääletada ja tahavad hääletada vastu? Ei ole. 37 poolt häälega oleme otsuse heaks kiitnud. Komisjoni otsust. Aga mul ei ole seda sisu. Head kolleegid, meil on esitatud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt ettepanek arvata välja linnavolikogu majanduskomisjoni koosseisust Tõnu Hints ja samuti on tulnud ettepanek välja arvata ka Indrek Hirv.
ning vastavalt on tehtud fraktsioonide poolt ettepanek kinnitada linnavolikogu majanduskomisjoni liikmeteks Heiki Järveveer ja Villem Sibul. Millest see, et komisjoni esimees ettekannet ei teinud, kui ei ole komisjoni ettekanne esimest istungil, siis on voli see esitada volikogu esimehel. Ettepanek on valjust ette loetud, kas kellelgi on küsimusi? Küsimusi ei ole ja panen otsuse hääletusele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Hääletus on lõppenud. Kas on vajadust käe tõstmisega poolt häält anda kellelgi? Merle Jääger. Palun, kas keegi soovib vastu hääletada? Ei soovi. 36 poolthäälega oleme otsuse heaks kiitnud. Head kolleegid, meie tänane linnavolikogu päevakord oli napipoolne ja sellega oleme selle päevakorra suutnud ammendada ja mul on ainult veel ülesanne teile kõigile teatada, et linnavolikogu menetluses on linnavolikogu arengu planeerimiskomisjoni koosseisu muutmine, mis on ette valmistatud, ja samuti linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine. Linnavolikogu järgmine 28. istung toimub 7. novembril kell 15 siinsamas Raekoja ruumes ja eestseisuse koosolek toimub 31. oktoobril kell 11 Raekojas. Sellega on istung lõppenud.